Anneli Jaaneri raamatuesitusele. Täna räägime üsna kehvast teemast, aga loodetavasti vestlus ise oma saladused. Mina olen Liisa ja minu kõrval istub siis Liisa Saalas. Meil vahepeal on üks mikrofon, et küsin teid siis korda mööda saate jagada. Publik on väga oodatud ka, igal hetkel küsida küsimusi, andke siis käega nähtu, ma olen mikrofoni, et kõik, kes meil vaatavad videoülekandega või siis ka koha peal jalutades kuulavad kaasa, saaksid siis kuulda, millest me üldse räägime. Ja üks äkki väga lühida tutvustuse teie kohta ka, et kes te siis sellised olete ja muidugi võiks olla sõna teile, aga mõtlen 2 lauset ütlen võib-olla teie kohta ka ise. Anneli, autor. Ma tean, et tegelikult ma tunnen sind juba kaua, õppisime kunagi koos sotsioloogiat, enne kui sinust sai raamatute autor. Ja nüüd siis järsku istume siin, vestleme lasteraamatutest. Ma tean, et sul on igapäevatöös väga mitmeid erinevaid toimetamisi. Sa õpetad beebiliikumist, erinevaid huviringe, beebikooli, vestlusringe, tegeled sellise vanemluse teemadega laiemalt ja ka kirjutamise teemadega. Mida sa siia ise avaldavalt või juurde lisaksid? Tere kõigile poolt. Ma arvan, et sellise lühikokkuvõttena on see päris hea sissejuhatus. Võib-olla siin on ka üsna oluline mainida, et olen ka ema ja abikaasa. Lihtsalt sellepärast, et ma juba tean ette, et sellest raamatust ei saa rääkida ilma selleta, et ma mainiksin oma lapsi. Siis seega meil 5-aastane, 2-aastane on siis isaga kodus tegelikult aega nausimas. Muidugi, see on kõige olulisem roll, aga juhuslikult väga unustasin. Kuigi see on asi, mis need siin kõik ühendab. Enne siia tulekut ma arvutasin kokku, et meil on siis 3 peale kokku 7 last, niimoodi, et neid testlugejaid sellel raamatul on ikkagi olnud kodus omajagu. Ja Marisa on siis selle kõnelise teose illustraator. Ma tean, et sa töötadki illustraatorina, et see on su siis... See on minu hobi, see on üldine hobi. Nii, ütleksid sa mõne sõnaga, et mis siis võiks olla ka su töö, juhul kui sa ei illustraatorina raamatud? Minu tegelikult päevane töö on turundusspetsialist, aga nii kui lapsed on magama saanud, mul on ka 3 last, et mainisin siis ära 4-aastane ja 2-aastased kaksikud. Et kui nemad on magama läinud, siis hakkab minu see tore joonistamine. Kus sünnivad siis raamatud? Väga tere. Anneli, aga äkki sa avad natukene tausta? Kuidas sündis sellise raamatu idee? Ja minu jaoks on nagu siin veel intrigeeriv see nüanss, et see on su 3. lastele suunatud raamat. Ja eelmisel aastal sa kirjutasid raamatu, mis rääkis rasedusest ja sünnist, mille nimi oli siis, et kes on enne kõhus. Ja nüüd sa oled siis jõudnud ootamatult või, ma ei tea, kas on ootamatult elukaare täiesti teise otsa ja räägid surmast. Et mis juhtus, et selline hüpe siis teemades? Kõik on täitsa loogiline, aga jah, selleks, et rääkida 3. raamatu sünnist, tuleb minna korraks selle teise raamatu juurde, mul siin ka üks eksemplar kaasas, kes on enne kõhus. See ilmus siis umbes aasta tagasi, oktoobris vist oli. Ja täpselt samal päeval, kui see suur alusetäis raamatut minu koduroovi jõudis, samal päeval suri ka minu vanaema. Ja see oli väga rõõmus päev ja samas väga kurb päev. Ja siis mõned päevad hiljem vanaema matusel ma sattusin rääkima siis selle kirikapidega, kes seda läritust läbi viis. Ja tema oli ka selle kõhuraamatuga, nagu ma seda hiljuti kutsun, tutvunud, talle väga meeldis, aga siis ütles, et surm on samas selline teema, millest lastele väga ei kirjutata, ei räägita lastega sellest väga. Tal oli samas hea meel, et meie olime selle maatusele enda lapsed kaasa võtnud, aga jah, et siis tema andiski selle idee, et võiks siis surmast kirjutada ja sealt siis iganema hakkas. Täiesti väljaspoolt tulnud sisendi ajal siis. Jah, ja samas nagu ka väga isiklik. Kuhu on seal ikkagi ka taga
ma küsiks Marisat võib-olla, et see on teine Anneli kirjutatud raamat, millele sina oled teinud pilgid, et ka siis nii-öelda kõhuraamatule nagu Anneli seda nimetas. Kuidas teie koostöö alguse sai, kuidas teie kohtusite ja kuidas see üldse teie meenus, et teil on selline sarikoos? Ma päris täpselt ei teagi, kuidas see väga-väga alguse sai, aga see sai internetis. Ühes grupis ma sain sinu kontakti, ma kirjutasin sulle ja küsisin üldse raamatute väljaandmise kohta. Aga mingi hetk kirjutas Anneli mulle, et kuule, ma olen näinud sind joonistused, kui äkki teeks koos. Ja kuidagi see niimoodi sai alguse ja tegelikult päris kohtumine toimus meil alles pärast oli nii. Nii et meil oli väga virtuaalne koostöö alguses. Esimene raamat sündis siis puhtalt virtuaalselt niimoodi, et te kohtusite siis, kui raamat oli välja antud. Ma kohe huvitavaks küsin juurde, et mis selle tingis, sest te elate või vähemalt paiknete suhteliselt geograafiliselt lähestikku, et see ei ole ju nagu Tallinn-Tartu suhe, et see on ikkagi Elva-Tartu suhe, mis on nagu igapäevasem vahemaa. Tingitud oli võib-olla sellest ka, et sel hetkel olin mina veel kaksikutega kodune ja minul enda autot ei olnud, millega reisida, siis ma olin ikkagi Tartust väljaspool. Ja ma ei tea, kuidas, aga see toimis. Sel hetkel see toimis ja meil oli nii tore pärast kokku saada, et muljetada, et me oleme terve aeg virtuaalselt rääkinud ja näinud üksteise fotosid ja siis järsku saadab kokku, et meil oli kohe väga mõnus muljetada ja natuke vist palju tuleviku jaoks ka mingi sellised mõtted nagu juba teele. Võib-olla ma siis ka lihtsalt täiendan, et varem nagu ei olnud vaja kokku saada, sest oli tehtud, raamat oli valmis. Aga minu jaoks oli see ka natuke selline põhimõtteline küsimus, et ma ikkagi tahan nagu silmast silma ka ikkagi näha seda inimest, kellega mul on nüüd raamat välja, mis ei ole üldse mingi väike asi. Et jah, kõikide koostööpartneritega mul ei ole vaja otseselt nagu näost näkku suhelda, aga see oli nagu põhimõtteline küsimus, et megi nagu tahan kohtuda ka sinuga, et kui me nagu tänaval näeme, et siis me teist ära, mitte ei kõnni nagu mööda nagu mõnest inimesest. Tähistamiseks tuleb ikka kokku saada, see on see kõige enam põhjus. Aga Anneli, millest surmasaladused räägib? Mis see sisu siin on või mis nurga alt sa oled siis surmale lähenenud niimoodi, et sellest on sündinud siis lasteraamat? Ma saan aru, et lapsed on peamine siht, mis sa oled silmas pidanud. Jah, eelkõige ma mõtlesin kuskil 5 kuni 8 aastastele lastele, kuigi ma tean, et seda on ette laetud ka 2-aastastele. Miks mitte, aga ma olen esimene algus püüdnud panna erinevaid surmaga seotud teemasid. Et siin näiteks alguses tüdrukus on siin peategelane, et tema vanatädi sureb ära ja siis kuidas siis seda kurba teadet lapsele edasi anda ja seal tekib tal kohe hirm, et äkki temaga juhtub ka midagi. Et see on täiesti loomulik, et lastel ükskõik, kui hästi seda selgitaks, võivad tekkida erinevad hirmud. Sellepärast oli see ka väga oluline siia raamatusse sisse panna. Ja siis järgmisel päeval tuleb lapsele vanaisa külla ja siis vanaisaga koos hakatakse uurima, mis asi see surm üldse on, minnakse aeda ja vaadatakse, mis seal elab ja mis seal sureb. Surm on ka ju osa looduseluringist, et kõik taimed ja loomad surevad. Siis lähevad nad ka valmistule ja seal arutatakse, miks inimesed surevad ja mis need põhjused on. Ja tuleb juurde sellest, et ka lapsed mõnikord surevad. Et seda juhtub küll väga harva, aga ikkagi juhtub. Ja siis saabub ka vanatädi matusepäev ja kõigepealt siis selgitatakse tüdrukule lühidalt, mis seal matusel toimub ja mis on peienõud. Antakse lapsele valida, et kas ta tahab ka kaasa tulla või soovitab koju jääda. Otsustavaks on siis see, et varem oli peienõul üks vana sugulane, kes võttis alati laulu üles, aga teda kahjuks enam meie seas ei ole. Meil on uut laulumeest vaja ja siis selle peale tüdruk ütleb, et ma tulen.
ja siis ongi sellest matusest ka üsna detailne ülevaade ja lõpuks siis ka natukene leina teemat, kuidas leinaga toime tulla. Leina teema, selle juurde tuleme pärast tagasi. See oli minu tütrele kõige kurvem koht siin raamatus, mis tema lõpuks nutma pani. Ma võib-olla räägiks ja oma lugejakogemuse loo siis. Kui ma selle raamatu kätte sain, siis ma alguses unelikuks ei lugenud seda lapsele võtta, sest ma ei tea, mis see tuli. Ma kartsin just nimelt seda, et tulevad hirmud ja äkki seda ei juhtud magama jääda. Et siis ma kõigepealt lugesin seda läbi päeva. Ootamatult ei tekkinud juttu. Ja järgmisel paaril päeval ta valis selle ise endale ööjutuks, niimoodi mõlemast siis mitu jutut lugenud ja vahetult enne magaminemist siis 4-aastasele tüdrukule. Ja seesama leina puudutav lõik, kus siis selle tüdruku ema räägib, kuidas tema ema enam ei ole. Siis tüdrukul on ainult vanaisa, tal enam vanaema ei ole kahjuks olemas, kuidas on surnud ilmselt tema sündi siis. Et siis see, kuidas ema igatseb oma ema ja räägib elust ilma emata, et see siis oli see kõige parem koht minu meelest. Ja samas me siis hiljem mõtleme ise, et see on kasutanud raamatus kordagi sõna lein. Et sa küll rääkisid leina 5 sammust, et sa räägid seal lihast ja kurvastusest ja lootusest, et äkki see kõik on valmis, kui tegelikult ei ole olnud, et siis kõik need 5 sammu, kuid seda sõna ise ei kasutada, et see oli sinu poolt teadlik oli. Et mõnikord asjad lihtsalt juhtuvad. Nii, aga sa oled kaardistanud väga justkui nagu süsteemselt ja õpetlikult siis tegelikult selle, mis on surm elus ja looduses ja millised on matusprotsessid. Ja selleks kõigeks sa kindlasti tegid ka päris palju uurimustööd ja rääkida saab rohkem, kui su raamatusse mahub, et see raamat ei ole kuigi pikk. Ta on väga hästi loetav õhtujutuks või päevasel ajal niimoodi kiirelt. Mis on need teemad, mille peale sa mõtlesid, kui mis raamatust välja jäid? No alguses, kui ma seda raamatut kavandasin, siis mõtlesin ma ka selle peale, et mis saab pärast surma. Ja seal mul oli alguses ka mõttes, et kas äkki uurida, mida erinevad rahvused, kultuurid arvavad, mis pärast surma võib saada, et kristlastel on mingisugused omad arusaamad sellest taassünd, ümbersünd ja kõik mingid sellised variandid. Aga siis mulle tundus, et seda võib minna natukene paljuks. Ja seal on ikkagi pigem sellised uskumused, mis on erinevatel inimestel, aga samas ma ise ei tea, mis saab pärast surma, et kas on midagi veel pärast surma, et siis tundus natukene selline selline teema sinna sisse panna. Et kui ülejäänud raamat on ikkagi, et asjad on nii, et siis see võib-olla läheb natukene liiga laiali. See on see teema, mille ma otsustasin välja võtta. Ma küsin korra veel edasi selle raamatu kokkupanemise kohta. Sa oled tulundusmaterjalides või sellest raamatust rääkides nimetanud seda üheks Eesti kõige põhjalikumaks surmateemaliseks raamatuks lastele. Et ma pean tulistama, et ma ei ole lugenud väga palju surma puudutavaid lastele suunatud teoseid. Äkki sa natuke võrdled või räägid, et mida veel on tegelikult lastele kirjutatud ja kuhu see sinu raamat siis teiste lastele mõeldud surmaraamatute või surma puudutavate teostest paigutab? Ma arvan, et me ikkagi päris kõik ei ole lugenud, mis eesti keeles sel teemal ilmunud on. Aga ma võtsin aluseks ühe tõlkiselt selline kokkuvõtlik artikkel, et 7 teost eesti keeles, mis on kirjutatud lastele surmast. Et siis kõik need raamatud võtsid raamatulugust ette ja hakkasin lugema, et ennast ka kurssi viia, mis juba olemas on, ja mul üldse tegelikult mõtet midagi uut kirjutada. Ja nendest 7-st ma leidsin 2 raamatut, mis mulle tõesti väga meeldisid. Üks oli Luukere Juhani juhtumised, mis on lihtsalt selline hästi vahva fantaasia teos sellest ägedast Luukerest, kes hängib oma selle uue perega. See on lihtsalt nii äge ja vahva teos. Aga samas ei vasta just kuigi paljudele lapse küsimustele surma kohta.
aga lihtsalt selline tore juturaamat. ja siis teine raamat, mis mulle ka väga meeldis, oli Mida teha kurbusega, mis just hästi palju keskendubki selle kurbuse tundele ja kuidas siis selle leinaga toime tulla. et just neid tundeid on seal väga põhjalikult, väga-väga põhjalikult lahti kirjutatud. ja siis oli ka hunnik selliseid raamatuid, kus see surm nagu on nagu üheks teemaks, aga see on pigem kas pealiskaudselt või kuidagi nagu ümber nurga või sellised ka, kuidas ma isegi väga täpselt aru ei saanud. ja minu lemmikraamat nagu kirjeldaks seda teemat hoopis sellisena, et mida teha vaibuga. just. et siis jah, mul tekkis küll tunne, et jah, ma kirjutan selle raamatu. ma küsiks vahepeal illustraatori käest ka. Sisust me nüüd kuulsime, aga räägi natukene ka vormist. Kui neid kahte Anneli raamatut kõrvuti vaadata, et siis Surmasaladused ja Kes on enne kõrus, no siis on ilmselge, et on olnud sama kunstniku tööd. Kui ma neid täna uuesti sirvisin, siis kas mulle tundub, et see tüdruk, kes mõlemas raamatus tegutseb ja kellele nime ei ole pandud, et kas see on seesama tüdruk? Vormi poolest just ei tundu. ja tegemist on tegelikult sellesama tüdrukuga, nüüd on aeg edasi läinud, ta on, kui ennem oli alles tema väike õde seal kõrvus, siis nüüd ta on juba sündinud, pere on suuremaks läinud ja ka kaane peal on tegelikult seesama elutuba, aga lihtsalt on nüüd tekkinud juurde natuke neid rohkem mänguasju, sest et väike laps on majas. Seesama nupp veel on alles ikkagi, et tema lapse peale nupp, sest et ta on juba veidikene suurem tüdruk. ja ma üritasin ikkagi teha võimalikult sarnast, et see ikkagi, kui laps vaatab, ta saab aru, et tegemist on seesama tüdrukuga, mis sest, et tal nimi puudub. aga et see seiklus jätkus ikkagi. minu neljane sai aru, kui ta selle raamatu kätte sai, sai aru, et ta sellist juba kuskil näinud toimis. aga äkki sa räägid natukene, kuidas tekkis nende illustratsioonide stiil või käekiri? kui ma siin näen ka täna esimest korda päriselus, on need, ma tunnen juba mõnda aega ja kui ma neid raamatuid lugesin, siis ma proovisin mõtetada, et võtan ka sinna natuke nagu äkki Epetroone stiilis, et Anneli perekond on pandud pildile, aga ei ole. et nüüd, kui ma näen sind, siis ma näen siin natukene hoopis nagu sinulikke jooni, et kas sa oled oma perekonnas pilti jätnud? Kahjuks see inimene vaatab ennast ikka kõige rohkem kõigest. me alguses mäletan, et kunagi natuke rääkisime sellest, et kas ma teen nagu rohkem sinu peale või midagi, sellised vabad käed. ja ma üritasin ikkagi luua nagu uut perekonda, et mitte päris enda perekonda, sest et jutt on ühest lapsest ja mul on probleem sellega, kui minu tehtud raamat ja seal on tegelikult ainult 2 last, aga mul on kodus 3 last, siis kõik on see, ei mina olen see, ei mina olen see. nii et ma üritasin teha võimalikult mitte oma pere sarnast, et kodutülisid vältida. ja natukene võib-olla läks selles mõttes mu enda sarnane, et ma pidevalt kandsin seda krunni ja seal emmel on see krunnikene peas. aga selle tüdruku puhul mulle tundus, et ta on selline julge, krapsakas tüdruk, kes kogu aeg julgeb küsida miks. ja mul on endal peas selline arusaam, et milline juuksetüüp võiks olla sellised tüdrukud. ja mulle tundus, et tal võiksid olla lühikesed juuksed. ja sellest arenes välja see tüdruku juukseskiil. et selline lühikeste juustega krapsakas, kes kogu aeg julgeb küsida miks ja see tegelikult on teises osas ka, et ta julges küsida ja julgeb oma arvamust väljendada väga humooriga, et ta ei hoia ennast tagasi. ja üleüldse üldiselt selle raamatu puhul ma üritasin võimalikult neid pilte tehes, et ei oleks masendav, sest et tegelikult on ikkagi surmast, on surnuaed, on see matuste teema ja tahtsin, et need oleksid küll, et sa saad aru, et tegemist on selline tõsine teema, aga ta ei oleks väga sünge. et see oli mul üks asi, mis ma üritasin luua. loodan, et tuli välja.
ja alati tegelikult oma raamatute puhul ma üritan ka seda teha, et natukene veidi teistmoodi teha kui eelmine, et lapsel oleks ka põnevam vaadata, et kergelt see tehnika on natukene teistmoodi, seal on see joone erinevus ja võib-olla selline toonid ja selline üldine foon, et natukene alati oleks midagi uut, sest et sama sai, aga natukene midagi teistmoodi. Selline asjad olid kõik ära teha, aga loodan, et see paistab. Äkki räägid natukene ka tehnilisest poolest. Ma pärast küsin ka Anneli käest, et Anneli on mulle kõik 3 raamatut siis tegelikult ise kirjutanud ja ka kirjastanud, et selle juurde tulen ka tagasi. Ma enne juba kuulsin, et sa käisid tulnud Anneli käest juba seda teadmist küsimas, et kuidas käib kirjastamine. Aga mismoodi käib tänapäeval raamatu illustratsiooni loomine? Kas see käib ikka paberi ja pliiatsiga või on kõik juba valmis? Ma arvan, et 50% illustraatoreid võib-olla teavad mitte käsitsi ka, aga mina liikusin olude sunnil ikkagi digitaalse peale, sest et kui on lapsed kodus, siis ei saa kogu aeg jätta vedelema oma pintsleid ja veelapse, mis võib-olla rändavad kellegi kõhtu. Ja mina läksin digitaalse joonistamise peale üle, aga üldiselt ma armastan neid traditsioonilisi võtteid ja üritan oma illustratsioonidega võimalikult jääda selliseks, et võib-olla kõik kohe ei saa aru, et tegemist on digiga. Ja tavaliselt kuna ma ka kirjendasin need, siis minu protsess nägigi välja selliselt, et ma tekstid kõigepealt jaotan laiali lehekülgedele, et näha üldse, kuidas ja kui palju ma saan mängida neid illustratsioonidega, et mida saab teha üle 2 lehe ja mida väiksemalt kuhugile. Ja siis ma teen tavaliselt sketšid, isandid, mõningate laste pooside puhul sunnin lapsi võtma poose, et ma saaks neid ühendada. Ja siis lõpuks liigun selle peale, et päriselt looma ja koloreerima. Kas sinu töö algab siis, kui Anneli on tekst valmis või mismoodi teil see töö hakkas? Ma tegelikult alustan juba mustanditega, et ma sain juba mustandid, mis ei olnud veel päris puhtad ja neid juba hakkasin jaotama ja juba tegin nii skeemid omal valmis. Ja siis lõpuks päris teksti peale siis sain lõplikult lahendused loodud, aga mõttel veel mitte selle mustandi peale. Kas teist korda koostööd tehes on midagi ka teistmoodi või lihtsam või kuidagi rohkem juba käpas? Selles mõttes oli lihtsam, et mingi taust oli juba loodud, et see tegelased olid juba loodud esimesel osas enamjaolt, et teises osas tuleb väga armas vanaisa juurde ja selle karakteri loomine oli küll uus, aga selles mõttes oli lihtsam, et ma teadsin juba, et mis tegelasega ma tegelen, et ta on juba peas loodud, ma kujutan seda karakterit ette, et selles mõttes oli pisut lihtsam see teine osa. Ja kindlasti selles mõttes ka võib-olla raskem, et ma üritasin ikkagi hoida ennast esimese osa sarnast, et mitte väga kaugele liikuda sellest, mis võib juhtuda. Meeldib, et sa nimetad seda esimeseks ja teiseks osaks, et see vist on mitteametlik. See on mitteametlik, see on minu teema. Anneli, kas sa oodata ka 3. osa? Küsin selle kohta kohe. See on ilmselt üks kõige populaarsem küsimus, mida praegu küsitakse, et kas on olemas veel lisa. Ja mul on jah selline tunne, et siin ei saa enam nagu seisma jääda. Et jah, hoian valmis, varsti ma tulen jälle uue ideega, et Keskelt on midagi puudu. Et milline see 3. raamat saab olema, mis teemaga, seda ma veel ei tea. Et praegu ongi see tagasiside küsimise saamise aeg ja siis uute ideede saamise aeg, et täna hommikul juba perepesas oli meil ka selline vestlus, seal oli tõesti rohkem kui selline vestlus lugejatega ja sealt juba kerkis ka paar ideed esile ja ega siis ei pea ainult 3. raamatuga piirduma, et neid ideid või vabalt koguda ka 6. raamatu jaoks, kes teab.
väljaspool seda sarja siis. tundub, et see nüüd on sari. tundub nii, jah. aga äkki sa räägid natukene ka raamatu väljaandmise protsessist laiemalt. millal, mis te ütlesid ka, et sul hakkas see mõte idanema tegelikult siis eelmise raamatu väljaandmise hetkest umbes aastaga tagasi. et aastaga on nüüd idee jõudnud tegelikult pooleli, see tundub isegi üsna kiire protsess. et kas siin on siis juba varasem kogemus mängib sinu kasuks või mismoodi käib tänapäeval ise raamatu väljaandmine? noh, jah, eks see käibki niimoodi, et pean siis kõigepealt välja mõtlema, mis on need minu tugevused, millega ma saan hakkama ja kus mul on siis abi vaja. ja mis on need inimesed, kes on need inimesed, keda mulle siis on tiimi juurde vaja. ja minu jaoks see ongi nii, et kõigepealt teen ma siis ise selle valmis, mida ma oskan, ehk siis panen teksti paberile ja timmin siis selle nii heaks, kui ma oskan. ja siis hakkab paralleelselt töö pihta toimetajaga või toimetajatega. ja siis juba illustraator saab ka hakata tasapisi tegutsema. ja siis algab see kõige tüütum osa minu jaoks võib-olla, et see toimetatud teksti ülevaatamine ja ümberkirjutamine ja et sellest mustandist, mis alguses on täiesti esimene mustand, siis tuleb teine mustand, kolmas mustand, siis vahepeal kirjutame midagi juurde, vahepeal võtame midagi ära ja mitmed ümbersõnastamised, parandamised, see on see tüütu osa. aga siis edasi hakkabki see, et mul on ka hea meel, et Marisa teeb selle raamatuga siis tervikuks, et lisaks piltidele ka see kujundamine, küljendamine. see on jälle maailm, millest mina ei tea mitte midagi. aga seal on jah hästi oluline, et see teine inimene teaks seda maailma just hästi. ja siis, kui see tekst ja pildid on kõik kokku pandud, siis tuleb see trükimata saata ja siis tuleb müügiga tegeleda. Need on need protsessid, millega muidu tegeleks kirjastus, aga mina siis kirjastajana tegelen selle kõigega ise. kas see on olnud oluline või see on teadlik valik ja eelistus, et ennast mugavustsoonist välja viia ja uusi asju õppida või kuidas see tekkis, et sa oma kirjastuse see tuli minu jaoks kuidagi hästi loomulikult, et kõik 3 raamatut olen ise välja andnud. ja kuna ma olen palju tegelenud näiteks ürituste korraldamisega, siis selline asjaajamine ja korraldamine ja erinevate partneritega suhtlemine ja siis koostöös sellise ühtse terviku loomine, et sellega ma olen varem natukene teises formaadis, aga ikkagi olen tegelenud. ja siis minu jaoks tundus kuidagi hästi loomulik, et ma teen selle raamatuga täitsa algusest lõpuni ise. tundes sind, siis ma imestan. aga ma küsin veel raamatu sisu kohta või ikkagi see puudutab sisu, aga puudutab ikkagi ka selle ettevalmistust. kui ma lugesin, siis siin oli päris palju selliseid loodusteaduslikke fakte, mis on näiteks teada, et porgand on 2-aastane taim, mida ma ei teadnud, sest see nagu esimesel aastal ära. et sa räägid siin, kui kaua elavad teatud taimeliigid ja kui kaua elavad loomad ja samas puudutab ka Eesti matuse ja pöielaua kohvestikku, millised on need sammud, mis nende protsesside ümber käivad. mismoodi sa seda kogemust tegid? oli sul abilisi, konsultante, Vikipeediat, kuidas käib selline inspiratsiooni ja faktitäpsuse siis tagamine? siin alguses jah, Google ja siis ka meie armas tehisaru olid minu suured sõbrad, et kõigepealt ja nende abil panin mingisuguse teksti kokku. Uurisin ka näiteks Statistikaameti kodulehte, et kui seal on kirjas, et mis on need peamised surmapõhjused, et siis seal ma tahtsin ka ikkagi niisugustele faktidele põhineda, mitte lihtsalt puusalt panna, et mingid haigused on füüsilisest.
et jah, siis tegin ikkagi ainult interneti abil sellist e-tööd. Aga kuna ma ikkagi nagu tegelikult ei usaldanud ei ennast ega ka seda guugeldamist, et siis andsin selle teksti ka oma õele, kes on meil ka siin täna kuulamas. Et siis kuna tema on loodusteadlane või noh, vähemalt sellise tugeva looduse huviga, et siis palusin ka temal selle teksti ikkagi üle vaadata, et ega ma seal mingisugust jama ja tuleb välja, et ajasin küll. Et parandusi ikkagi oli täitsa palju, nii et jah, tasus ikkagi spetsialisti poole ka pöörduda. Siis jah, jälle tuleb ikkagi koostööd teha. Aga kõik, mis puudutab siis tavasid ja kompestikku, et ma ei tea, kui hästi tehisaru siin oskab öelda, millised Eesti matused välja näevad. Et kas sa siin ka kasutad kellegagi või on sul endal nii palju kogemusi, kes võiks selle peale rääkida? Peamiselt siin ma toetusin enda kogemustele, et siin ma jah tehisaruga enam nõu ei pidanud, vaid meenutasin enda mälestusi. Et ma olen peamiselt jah enda suguvõsa matustel käinud, et olen näinud seda, kuidas öelda, tuvastamise matust, seda mulda selgitamist, olen ka näinud urni matmist, mitmetel erinevatel teelauridel käinud, nii et see osa on peamiselt minu enda kogemused ja siis andsin ka selle teksti lugeda oma abikaasale ja emale ja siis nemad andsid ka veel mõningaid tähelepanekuid, et mis seal veel võiksid olla. Et näiteks mul alguses oli jäänud välja see osa, et teelaual kaetakse koht ka lahkunule. Et kuigi ma olen seda näinud, aga lihtsalt ei olnud meelde tulnud see. Aitäh jagamast. Elu on selles mõttes nagu ettearvamatu, et sul neid kogemusi teelaudadega on. Minul on õnnestunud elada täiskasvanuks niimoodi, et ma olen käinud ühe matusel. Ja see oli siis, kui ma juba ise olin ema väiksele beebil. Et tänapäeval eluiga kasvab või tõuseb sellise tempoga, et see ongi täiesti võimalik, et ka täiskasvanud tegelikult ei tea, milline näeb välja teismaal või traditsioon. Mul endale oli ausalt öelda näiteks huvitav lugeda, et tirukas ja puljang on traditsiooniline keelelavadi. Ma kogesin seda ka, aga ma ei osa arvata, et see võiks olla selline osa, mis käib sinna traditsiooniliselt kaasas. Ka mul lõpetlik rääkimatest lastest. Millised on olnud meie mõlema kogemused surmaga ja võib-olla nüüd just hilisemas elus, kui te olete ise lapsevanemad, kas te olete pidanud oma lastele rääkima surmast enne, kui teil see raamat abilisele rääkima võtta oli? Ja meie peres oli aastate tagasi selline kurb sündmus, kus meie väga noor jänkukene suri ära ja see oli meie enda lohakuse tõttu, selles mõttes, et meil kukkus popkorn maha, mida ma ei näinud ja jänes seisis ära. Ja tal tekkis sellest kõhukinnisus ja ta suri ära. Ma seletasin lastele ja ta oli meil nii lühikest aega ja nad on tegelikult suhteliselt väiksed, et nad kohe ei asunud leidma. Nad ei saanud isegi aru, et teda kohe ei ole, et ta tuleb kuskilt puurist jälle välja, et ta on nagu olemas, aga ma seletasingi ja väga sarnaselt tegelikult sellele, kuidas Anneli seletas, et me kaevame auku, võtame jänese ära ja lõpuks saab temast nagu osa loodust. Et lõpuks puud saavad temalt seda veel jõudu ja ta tegelikult justkui elab edasi. Ja kui me võtsime uued jänesed ja ma mainitsisin pidevalt, et vaadake, et midagi maha ei kukuks. Ja küpsis ikkagi pudenes ja jänes juba oli peaaegu selle kallal, siis lapsed ütlesid mulle, just vanem laps ütles 4-aastane, et pole hullu jämme, et kaevame augu ja võtame ta siis ära. Et ta viis väga külmalt seda asja, jah. Et ta juba oli tark ja teadis, kuidas seda asjad teevad. Jah, meil on see peres läbi käinud. Meil sai ka see surmateema alguse lemmikloomast. Kui vanem laps oli umbes 2-aastane,
Siis ka väga ootamatult suri meie kass ja selleks ajaks ma ei olnud mõelnud selle peale, et võiks oma 2,5-aastasele lapsele ka surmast rääkida. Võib-olla ta kuskilt oli kuulnud, aga ma ei olnud ette valmistatud selleks. Et see käis meil tõesti väga kiiresti ja pärast seda, kui me olime terve päeva jooksnud erinevate loomaarstide vahet kuskil 11 paiku õhtul ja öösel jõudsime koju ja siis ma sain kliinikust selle kõne ja hakkasin nutma ja siis laps oli minu kõrval. Ja siis ma ei mäleta täpselt, mida ma talle ütlesin, aga siis ütlesingi, mis meie kassiga oli juhtunud. Aga tema tegelis natukene lootus meid ja läksime siis õhtul edasi, et me saame hambaõledest magama minna. Aga siis järgmine päevadel me ikkagi rääkisime natukene tõelikumalt sellest ja kui oli ka aeg kas kulla alla panna, et siis tema oli ka selle juures. Aga tema ei olnud nagu väga löödud sellest või et ta kuidagi võttis kergelt. Et mitte nagu liiga kergelt, et kindlasti mitte niimoodi, et tal oleks suva sellest. Et ta ikkagi jäi igaks ajaks rääkima sellest, et meil oli kass tuli ära ja pani ta mulla alla ja nüüd ta muutub ise ka mullaks. Niimoodi, et mida talle seda rääkisin nii-öelda, aga päris pikaks ajaks seda ise ka edasi rääkima, aga noh, et siiamaani maidub seda kassi. Vahepeal palub mulle meelde tuletud, mis meie kassi on niimoodi ja kunagi võtame endale uue kassi või koera. Aga ja siis aeg-ajalt leiame ka loodusest mingit surnud loomi, et ma mäletan, et kõndisime Elva Pühal tänaval ja siis seal oli üks surnud lind. Ja minul ikkagi see instinkt on see, et seal on surnud lind ja ma jalutame temast mööda. Aga laps läks kohe minu juurde ja vaatas ja uuris seda, või lind on surnud. Teda ei saa enam aidata. Mul peaaegu otsast ära tulnud. Huvitav. Et jällegi, mis minu jaoks on nagu, et lapse jaoks on huvitav. See on nagu küll juhtus. Aga sobib, ja seal ikka. Jõurinkeid, jah. Aga nüüd, kui teil see raamat on kodus ja teie teist lugejad on kindlasti seda raamatut mitu ringi läbi lugenud, siis milliseid vestlusi see on endaga kaasa toonud või kas surmateema on, mis nendest vestlustest jah saanud on, et kas on endiselt raske surmast rääkida või tunnete, et teil on see ettevalmistuses endal päriselt palju parem, sest te olete nii pikalt seda teemaga töötanud ja selle sees ise olnud? Mina tunnen küll, et on juba oluliselt lihtsam ja ei pea enam nii vajalik ükskõikidest tulnud lindudest nii paniliselt kõrvale jääma, et mine tea, mis laps nüüd sellest arvab, et nüüd on juba nagu selline enesekindlus tekkinud ja ka kogemused, kuidas siis laps reageerib sellele ja kuna laps on ka meil käinud matusel kaasas ja olnud ka tõesti kogu selle protsessi juures, et siis et nüüd on tegi ka enda jaoks muutunud surm selliseks teemaks, millest on täiesti okei rääkida. Jaa, samamoodi, et enam ei ole kõrged, nagu tean, kust lähtuda, mul on spikker ees ja praeguseks on ikkagi sedamoodi, et lapsed lehitsevad seda ja jutustavad mulle seda piltide põhjal ette, et nad loevad seda mulle ette. Et jaa, palju kergemad ja me ei räägi läbi linnade, vaid räägime, kuidas päriselt asi on. Ja me enam kõik hästi nüüd. Me ka ei finni enam kuskilt ringiga mööda, vaid võib-olla vaatame rohkem teaduslikumalt nende asjade otsa. Ja see on tõesti natuke nagu käsiraamatust ja huvitav vestlusi see tekitab tõesti. Meil oli ka kassiga seoses vestlus. Meie kass küll elab, aga ta on juba selline kuidagi seas vanahärra. Niimoodi, et siis selle koha peale, kus räägiti loomade tuhastamisest siin raamatus ja sellest, et neid saab ka siis matta,
siis meie neilane küsis, et kui meie kass ära sureb, et kas me siis matame ta ka maja taha, aga noh, me elame linnas kortermajas. Siis ma pidin selgitama, et ei, et kahjuks linnakeskkonnas oma lemmikloodi maha ei maeta, et ikkagi peab neid ühendamisi teha. Aga iseenesest hea ettevalmistus tulevikuks, mis ühel hetkel paratamatult meid kõik tabab. Aga selle võtta juures ma lähen natuke lõbusama teema juurde. Ma mõtlesin, et ma küsiks teilt mõlemalt niimoodi, et Anneli, milline on sinu lemmik illustratsioon sellest raamatust ja kas sa tahaksid seda meile näidata? Ja hiljem ma küsin Marisalt, milline on sinu lemmik tekstijupp sellest ja kas sa tahaksid seda lugeda? Ja mul on küll üks lehekülg, mis mul kohe esimesel korral sirvides silma jäi ja see on selline lehekülg. Siin on kõrval tekst selle kohta, et kes on kõige kauem elavad loomad. See on jälle see koht, kus ma ikkagi oma tarkused peale ei saanud panustada. Lugedasin palju. Ja siis need pildid siin meeldivad mulle kõige rohkem. Et kui ma kunagi hakkan ka laste entsüklopeediat välja andma, siis mul on illustraator olemas, siis noh, tõesti näeb väga ilus tõetruu, väga ilus ja professionaalne välja. See tõetruudus on sõna, mida ma ise ka oma peas mõtlesin, kui ma illustratsioone vaatasin ja seda nagu rohkem fookust panin. Ja mulle tundub, et kogu seda raamatut ja ka seda illustratsioonikäedega võiks tegelikult Montessori pedagoogika vaatenurgast ka vaadata. Et väga tõetruu ja selline eluline. Et tegelased ei ole välja mõeldud loomad, ma ei tea, jänese perekond, kellega midagi juhtub nendel inimesed. Ja samamoodi illustratsioonid on päris inimesed, päris keskkonnas. Ja kui me kuulsime, siis mõlemas raamatus on sama elutuba ja samad paisulõumad, et tõesti selline agisus ja realistlikkus jooksevad siit läbi. See tõesti läheb ka loomade näitel. Aga Marisa, milline on sinu lemmiklõik siit raamatust, mis sa meile on kirjutanud? Mulle üldse tegelikult väga meeldivad need vanaisaga koos hetked, mis seal tüdrukul on. Et sellised igapäevased hetked, nad koos kuidagi teevad nagu seikluseks. Meil on peres alati see, et lähme seiklema, lähme õue vaatama, mida me leiame ja võib-olla näeme koravat, võib-olla näeme koerasid, naabrikoer. Ja siin, kui vanaisa läheb õue selle tüdrukuga ja vaatab ringi, et mida aias näeb, et see on nii lahe, see on nii igav asjad nagu mingi puu ja vill, iga päev. Aga see, kuidas paneb teistmoodi mõtlema vast, et see on nii lahe. Ma viin ette lugeda. Kõigepealt hakkas meile silma imeilus lillepeena, kus kasvasid lillherned, rukkililled, võõrasemad ja vendid. Vaata, see on lillhernes, 1-aastane taim. Vanaisa osutas mu lemmiklilledele. 1-aastane tähendab, et taim hakkab kasvama seenest, õitseb suvel ning sureb sügisel pärast uute seemnete valmimist. Järgmisel aastal hakkavad tema seemnetest kasvama uued lillherned. Sama lugu nende rukkililledega, mis elavad vaid ühe suve. Kõndisime veidi edasi. Need siin on aga porgandid, 2-aastased taimed. Nende eluiga on veidi pikem, 2 aastat nagu nimi kütab. Peale nende on meil mitmeaastaseid taimi. Need võivad elada ja kasvada nii palju aastaid, samas mitte päris igavesti. Ükskord surevad ka nemad. Mitmeaastased on näiteks lavendid, mis lõhnavad eriti hästi. Kas sa tead, mis on maailma kõige vanemad taimed? Kuulis vanaisa või minult. Vaatasin aias ringi. Enne räägi ikka, et võivilled on surematud. Vanaisa naeris natuke ja vastas. Ja need võivad olla väga tüütud, kuid üks võivilletaim elab tavaliselt umbes 3–13 aastat. On sul veel pakkumisi? Ja kas siin aias on need täitsa olemas? Kõndisin maja taha ning tulin sealt kohe jooksuga tagasi. Kas see kuusk on kõige vanem? Emme ütles, et kui vanaema oli väike laps, siis ta istutas selle puu siia. Siit jätan korraks poolel, aga see on nii lahe, et täiesti tavalised asjad. See puu, see lill,
aga et sellest on justkui seiklus, et paned mõtlema lapse ja vaatavad ringi, et mulle väga meeldib need vanas hetked siin raamatus. Need on tõesti südamlikud, aga ma haaraks kinni ühest konkreetsest taimest, mis mind natuke olen jäänud närima. Miks see lill hernes? See on nagu väga ebatavaline lill või nagu lemmiktaim. Kas siin on mingi isiklik lugu taustal? Võib-olla siin jah, lill hernes on tegelikult üks minu lemmiktaimedest küll. Ja no siin oli ka mul kõikidesse nendesse kategooriatesse oli vaja valida mingisugused taimed, et alguses ma vist valisin mingi muu taime, aga siis minu selline sisutoimetaja ütles, et see ei ole, kas siis vastavalt 1 või 2 aastane, siis oli vaja mul valida mingisugune muu, et siis tuli, et aga lillhernes, see mulle tegelikult väga meeldib just selle lõhna pärast. Et tal on nii ilusad heledad viied, et see lillhernes on kuidagi ka minuga juba lapsepõlvest saanud kõik koos käinud. Väga hea, et sa saad oma teosesse peita selliseid maasikaid või selliseid pisikesi iseendale tähenduslikke momente. Marisa, kas sa oled ka peitnud illustratsioonidesse midagi, mida võib-olla lugeja ei pruugi märgata, aga sina tead, et seal see ikka minka on? Siin võib-olla kaane peal näiteks on raamatu riiulis on tegelikult esindatud see esimene osa ja seesama nukk tegelikult, et siin osas ei ole sellest tegelikult üldse juttu, see on tegelikult esimese osa nukk, aga ma soputasin selle siia ka ja ma soputasin ka selle ka siia mustrisse, et mul meeldib teha raamatute kaane sisse mustreid, et oleks natuke põnevam kui lihtsalt valge leht. Et esimeses osas oli ka minu meelest see nukk ikkagi jälle seal mustris. Et need on need sellised väiksed viikad, mis ma siia olen võib-olla ära peitas. Miks see mustris on käbid? Sest et jutt on kuusest ja kuuse vanusest ja sellepärast on siin ka käbid. Nii tore, et selliseid detaile ei pruugi kohe märgata nende käbidega ja ma ka täna mõtlesin, et ma ei nagu käbid ja kännud ja aga kuidagi ei näinud üldse nagu teemasse. Kuid kui ma vaatan aega, siis täpselt on jõuaeg, ehk siis aeg pöörduda publiku poole, nagu me kokku leppisime, mille isa ütleb meile jõu. Kas publikust on kellegi mõni küsimus? Ma tooksin mikrofoni, et selle sisse küsida. Ei, mulle ei meeldi mikrofonis, ära luge mikrofoni. Et ma endast kohe küsida, ma olen suur kassisõber, eks ole, olen endal mitmeid olnud ja oma kogemusest tean üldiselt, et kassid ju kahjuks õnneks nagu üldiselt niimoodi nagu äkki ei lähe, lähevad neid vindumisega, et kui vana teil kass oli ja miks ta siis niimoodi äkki ikkagi suri ära, et ma kordan kohe küsimust, et oleks kas tõesti ei ole siis nii kuulda? Mulle sageli heidetakse, et jääda ka kaamerast niimoodi, et need, kes kuulevad internetis, kes saavad ka korralikult. No selles suhtes, jah. Küsimus oli siis Anneli kassi kohta, et kui vana ta oli, et ta niimoodi päevapealt läks ja mis temaga siis ikkagi täpsemalt juhtus? Kas ei ole tegelikult üldse veel vanurikka kahjuks jõudnud, et ta vist oli umbes 6-7 aastane, ma täpselt ei mäleta. Aga ka sellel, nagu ma sellel jänesel, et ikka mingid seedehäired ja mingid sellised probleemid tal paraku olid. kas ta sõi siis midagi, mida poleks tohtinud? Nagu arstid ütlesid, et ta tegelikult oli juba pikalt mingisugune kõhuhaigus olnud, aga kuna kass ei näita väga välja, et tal halb on, et siis paraku jõudsime natukene liiga hilja jälile sellele. Ja, üks küsimus veel. Kommendad, siis ma tean, et minul on endal loomad olnud, siis ma olen ise käinud, mina olen kunagi oma majas oli siis, meil oli hästi suur aeg, siis ma olen ka näinud, siis ma olen ise korraldanud nagu loomade matusel, olen oma üks linnukene, kumbki keegi linnukese. Nii, siis mida ma oleksin kahjumas, mida ma teen, ma muidugi võtsin oma aega, võimalus nii kassi panna, ise matki kahjuks kasiti viimalt lahkus. Aga ma olen ka kuulnud sellist asja, ma lugenud, muidugi ma loodan, et tehisaru jälle mõelnud, et ka kassil on tundnud olla. Kassil oli niimoodi, et see täitsa Eestis toimus,
et kassikene oli omanik, viis ta sinna varjupaika. Ja noh, kass ikka ei saa algul aru, mis toimub, aga kuidagi sisetunne talle ütles, et ma nägin, et kass nuttis. Ja varjupaika omanik ütles, et nägi, vaata tavaliselt kassid on agressiivsed, kurjad, ei ta midagi tea, aga see kass nuttis, et tunnetas ära, et perenaine on suremas, et oligi perenaine suremas. Ja kass kuidagi tunnetas selle ära, et need kõik loomad võivad ära tunnetada, mitte ainult lapsed, loomad ka selle, et omanik on minemas või midagi temaga toimumas ja mis muutus. Aga jah, aga kaua selle raamatu tegemine üldse aeg võttis ja selle, et see ei ole nii, et täna teed ja kohe plaanid, kaua? Päris sellest esimesest ideest kuni selle raamatu valmimiseni läks siis natukene rohkem kui aasta. Aga see aasta ei olnud muidugi intensiivselt tööd täis, et ma arvan, et sellest, et esimesed mõned kuud läksid ikkagi ettevalmistuseks ja mõtlemiseks ja kuna vahepeal ikkagi mingisugused teised projektid tulid vahele, et siis ega seda käsikirja ma kirjutasin mitmes jaos. Et ma arvan, et kui nüüd tõesti väga intensiivselt teha algusest lõpuni ühes jutis selle, et siis on, ma arvan, kuskil poole aasta töö. Et ei oleks ka sellist nagu kiirustamist. Aga ma tahtsin, kui ma küsin kõva häälega, kas sellest raamatu ja raamatus, need on need huvitav raamat, kas ei ole mõtet teha kunagi mõne, noh, hästi palju filme tehakse. Kas on mõni selline põnev film, mõni selline film, kelle raamatu põhjalt, et see oleks huvitav vaata? Kordan üle küsimuse publikust, et kas on plaanis raamatust teha ka film või mitte nii, aga kes selle filmi lavastas? Jah, paraku filmide tegemisest ei tea mina mitte midagi. Et sellist projekti ma ise kindlasti käivitamas ei ole sellist mõtet või plaani. Samas, kui keegi filmitegija kujutaks meie poole, et kas võib teha, siis ma arvan, et mina oleksin küll rohelise tule. Ma arvan, et see on challenge praegu Marisale, anda tehisarule oma illustratsioonid sisse ja kirjutada hea prompt ja nii see mõistlikum tuleb. Nüüd vaata väga häid lavastud on, me võtame meelde, kes on teinud Priit Pärn, muidugi mitte seda, mis enam elab, aga ütleme sellegi Priit Pajusaare, kas mingi Priit Pajusaare ja Anna Põldaks Rotterdami. Kellel neid lavasid on, kellega võib-olla, kas sa mitte tegi ise, aga just, et kellega, kus saaks nõus tegema? Mõtteid on, ühesõnaga filmi ja mõtteid on. Aga mis mõtted on olnud teistel lugejatel? Et see raamat nüüd vahetult enne jõule jõudis eeltunni jaoks tegelikult kätte niimoodi, et on ta olnud ligi kuu aega tegelikult ilma peale elanud oma elu lugeda, teda lugenud ja millist tagasisidet olete kuulnud? Ma võin nii palju öelda, et enne, kui see üldse väljas oli, laatadel ma olin selle raamatu mulaažile, kus sees oli tegelikult esimene osa ja kaaned olid teine osa ja kõik tahtsid sisse vaadata. Kõik olid huvitatud sellest, sest et paljudel oli juba esimene osa ja nad teadsid, et nad tahavad seda. Ja nad tegid e-tellimuse. Nad olid väga huvitatud sellest. See oli väga hea turu-uuend, et prototüübiga minna üritama ja siis öelda, et tuleb. Mina ka väga selliseid väga põhjalikke analüüse ei ole veel saanud või ei ole nagu inimestega väga põhjalikult juttu veel sellest olnud, aga mõned sõbrannad on mul ikkagi lühidalt tagasisidet andnud küll ja nad on väga tänulikud, et selline raamat üldse olemas on ja tuuakse ikkagi seda välja, et lapsel on seda lihtne lugeda. Et võib-olla alguses on olnud küll natukene ärev tunne, nagu sa ise ka ütlesid, et igaks juhuks unejutuks ei vali, aga tegelikult tuleb välja, et ei ole hullu midagi. Ja et tegelikult on loo toon ikkagi helge, lapsesõbralik ja tõesti tõetruu, et sellist nagu mingit muinasjuttu nii on jäänud nagu väga ei ole, et selline tõetruu, armas, ilus, helge pilte kiidetakse. Nii et praegu tundub küll, et on täitsa hästi vist välja olnud. Kui ma niimoodi provotseerinud praegu küsin, siis oma beebi on muidugi kõige kallim ja äsja välja antud raamat on see kõige eelisem.
aga kas midagi, mida te võib-olla teeksite teistmoodi, kui trükini oleks veel natukene aega? no siis, kui ma seda raamatut esimest korda kõva häälega lugesin kaante vahel, et siis nii mõneski kohas ma mõtlesin, et kui seda lauset oleks võinud natukene teistmoodi sõnastada ja kas seda lauset ikkagi need lugejad, kas nad saavad sellest aru täpselt nii, nagu mina olen mõelnud ja et oi, siin oleks jälle võinud natukene teistmoodi sõnastada, et ühesõnaga, et see teeb ju mulle väga kallis, aga ikkagi selline kriitikameel läks mul ka ikkagi kohe tööle. Et nii selliseid põhimõttelisi muudatusi ma ilmselt ei teeks. Ja vahepeal olen ka kuulnud siit-sealt, et võib-olla selle teema oleks võinud veel sisse panna või et nagu sa ütlesid, et sõna leina siin ei ole, et praegu ma hakkasin nagu, et oleks ikkagi võinud sellega panna. Ilmselt, kui peaks tulema teine trükk, et siis võib-olla jah, mingisuguseid pisidetaile parandaks ikka. Aga mingeid selliseid põhimõttelisi muudatusi ma vähemalt praegu ei teeks. Võib-olla aasta pärast on minu vastus hoopis teine. Ma usun, et kõik kunstnikud on enda töödega väga kriitilised ja mina ka nägin pärast, et siin on üks kinstritõmme võinud veel olla ja siin on täiega üks asi veel puudu. Aga ma olen sellega rahul teinud ja tegelikult on väga ilus ja armas. Nii et ei oleks samuti mitte mingit suurt muudatusi. On teil midagi lõpetuseks öelda? Vaadates aega, ma teen vaikselt jutu otsad kokku. On teil juba edasisi koostööplaane? Ma saan aru, et see on ikkagi nüüd sari ja et tuleb kolmas osa teha, aga olete te omavahel vähemalt ilma teemata kas või mitteametlikult käed võrnud, et on sul oodata edasist koostööd? Ma ei tea midagi, aga ma ootan. Olen avatud pakkumistele. Ma tahaks väga loota, et see ootus on põhjendatud. Aitäh teile, palju õnne raamatu puhul ja ütlen, et täna saan need raamatud osta ka väikse annahindlusega siit samast, et siin poelettide on, nii et kasutage kindlasti võimalust, et mõlema autori autogrammid ja pühendusjuhataja on raamatusse ka sisse küsida. Aitäh tulemast ja aitäh vaatamast ka neile, kes video teil meil on kaasa elanud. Kas te lõpetate?